2 nädalat tagasi tutvustas Priit Woodsonsi poolt pakutavat ristkihtpuitu ja rääkisid selle toote võimalustest ja kasutuskohtadest. Nüüd on minul võimalus olla tagasi ja rääkida Woodsonsiga nende pakutavatest väiketoodetest, kus siis seda ristkihtpuitu on võimalikult efektiivselt ja hästi ära kasutatud. Enne intervjuu algust me jõudsin tiiru peale teha, see toodete valik sellest ristkihtpuidust on teil päris lai. Ja nii on. Me toodame neid erinevaid tooteseeriaid, mida me siis osaliselt ka nüüd paariseeriat siin täna tutvustame. Ehk siis näitame oma nii-öelda nagu neid väiketooteid, erinevad siis seeriat. Üks on siis salmeseeria ja teine on siis kaaliseeria. Et salmeseeriatest me valmistame siis tavaliselt selliseid varjualuseid, väikesaunu või siis ka natukene suuremaid juba saunaga koos varjualuseid. Sinna saab ka siis valikul lisada näiteks mingisuguse kuuri või magamiskosa, et kuidas kliendil endal soov on. Ja neid tooteid on meil kodulehel ka kõik väljas, mis on standardtooted. Lisaks nendele on loomulikult võimalik tellida nii siis eritellimusena, mõõtude või siis ruumipaigutuse muudatusena. Siis kaaliseeria puhul me eristume sellega, et on selline kuusnurkne disain, mida me propageerime siis nii-öelda osades elamutes või kus on siis nii-öelda kodumajapidamistes on vähem ruumi, siis need kaaliseeriad on hea sinna ära paigutada, saame ka sinna nii-öelda moodulitena neid kokku tõsta ja saab ka inimene natukene ruumisäästlikult neid ära kasutada. Klassikaline viimaste aastate moekaup on siis sellised väiksed, lihtsasti paika tõstetavad puidust saunad, aga tegelikkuses teil on siin ikkagi kasutuskohti mõeldud nendele väikehoonetele rohkem? Jaa, meil ei ole ainult saunadega tegu, et meil on tegelikult ju ka varjualused ja samamoodi saab sinna paigutada ka näiteks magamiskohtasi, kämpinguid, et ka siin on näha tegelikult üks meil just kliendile minev Aagisel olev siis kämping, mis on kliendi poolt tellitud, et neid kasutus nii-öelda võimalus siis selle hoone puhul on erinevaid, et ei pea olema kinni ainult selles saunas, kuigi see saun on täna üks selline enim minev kaup. Kui klient otsustab meil täislahendust tellida, siis me tegelikult suhteliselt täislahendusega pakume. Aga loomulikult me anname endiselt kliendile võimaluse siis tellida kas siis meilt ka näiteks ainult tootena ja see ise kokku panna või siis meiega poolest võib see klient tellida, nagu ma ka eelmises saates tutvustasin, tellida selle paneeli ja samalaadne toode endale ise kokku teha sellest paneelist. Ehk siis siin nendes toodetes me oleme nagu kasutanudki oma seda sama ristkihtpuitpaneeli ja samamoodi seda kandvat laepaneeli. Nendele, kes nüüd paar saadet tagasi ei näinud Woodsonsi lugu, kus räägiti sellest ristkihtpuidust, räägi, mis on selle ristkihtpuidu eelised? Ristkihtpuitpaneeli eelis on siis see, et teda esiteks valmistatakse nii-öelda nagu nimigi ütleb, ristkihiti kokku naelutades ja meie siis nii-öelda oma nimetusega VXP paneeli valmistame siis keemiavabalt. Ehk siis tegelikult see ristkihtpuit tagab nendes hoonetes viibimisel väga hea sisekliima ja tervislikkuse. Kui paar saadet tagasi rääkis Priit natuke pikemalt Woodsonsi pakutavast ristkihtpuidust ja mina rääkisin juba esimestest valmistoodetest, siis tegelikult meil jutuainet jätkub pikemaks. Meil on vaja veel rääkida nende moodulmajadest, meil on veel vaja rääkida ujuvmajadest, nii et ma arvan, et me räägime nendega veel mitmes saates.